Tänapäeva ühiskonnas on riskide võtmise vastu suur eelarvamus. Inimesed ja organisatsioonid kalduvad tegema otsuseid, mis kaitsevad nende positsioone ja mainet, selle asemel, et võtta arvukaid riske, mis võivad viia suurema eduni. Selline käitumine on mõistetav, kuid see võib pärssida innovatsiooni ja arengut. Selleks, et mõista, miks riskide võtmise vastu nii suur vastuseis on, tuleb vaadelda erinevaid tegureid ja nende mõjusid. Esiteks, meie haridussüsteem ja kasvatus rõhutavad tihti ohutust ja kindlustunnet. Lastele õpetatakse, et vigade tegemine on halb ja et edu saavutamiseks tuleb järgida kindlaid reegleid ja juhiseid. Selline lähenemine võib tekitada hirmu ebaõnnestumise ees ning takistada inimestel riske võtmast. Kui inimesed kardavad eksida, siis nad väldivad riskantseid olukordi, mis võiksid viia väärtuslike õppetundide ja kogemusteni. Teiseks, töökohtadel on tihti kultuur, kus vigu ei sällita ja kus töötajad tunnevad vajadust kaitsta oma mainet. Paljudes organisatsioonides peetakse olulisemaks tagada, et keegi ei saa süüdistada, kui asjad lähevad valesti, kui seda, et proovida uusi ja potentsiaalselt edukaid ideid. See tähendab, et töötajad keskenduvad oma tagumiku kaitsmisele, et vältida süüdistusi ja karistusi selle asemel, et võtta arvukaid riske, mis võiksid ettevõtte edu suurendada. Selline käitumine võib viia stagnatsiooni ja arenguvõimaluste kaotamiseni. Kolmandaks, sotsiaalne surve ja ühiskondlikud normid mängivad suurt rollide riskide võtmise vältimisel. Inimesed kardavad sageli, et nende riskantsete otsuste tagajärjed võivad kahjustada nende mainet või suhteid. Näiteks kui ettevõtja otsustab teha julge investeeringu ja see ebaõnnestub, võib ta kaotada usalduse oma klientide ja partnerite seas. Seetõttu valivad paljud pigem ohutud ja tuttavad lahendused, mis ei sea neid avaliku kriitika alla. Kuid riskide vältimine ei ole alati parim strateegia. Innovatsioon ja areng nõuavad sageli julgust teha vigu ja neist õppida. Edu saavutavad tihti need, kes on valmis proovima uusi asju ja võtma riske, isegi kui see tähendab ebaõnnestumise võimalust. Suured edulood, nagu näiteks tehnoloogiaettevõtted Silicon Valley's näitavad, et riskide võtmine võib viia läbimurdeliste saavutusteni. Lahenduseks võiks olla riskide ja ebaõnnestumiste ümberhindamine. Selle asemel, et näha vigu kui ebaõnnestumisi, tuleks neid vaadelda kui õppeprotsessi osa. Organisatsioonid peaksid looma keskkonna, kus töötajad tunnevad end turvaliselt riske võttes, ilma hirmuta karistuse ees, kui risk realiseerub negatiivsena. Samuti võiks haridussüsteem rohkem rõhutada loovust ja probleemide lahendamise oskust, mitte toetada ainult õigete vastuste leidmist. Kokkuvõttes on suur eelarvamus riskide võtmise vastu ja üldine tagumiku kaitsmise kultuur takistuseks innovatsioonile ja arengule. Julgus võtta arvukaid riske ja õppida oma vigadest on oluline nii individuaalse kui ka organisatsioonilise edu saavutamiseks. Selleks, et edendada riskivalmidust, peame muutma oma suhtumist vigadesse ja looma keskkonna, kus eksimused on aktsepteeritud ja neist õpitakse. Ainult nii saame murda stagnatsiooni ja saavutada uusi kõrgusi. Aitäh ja peatse kuulmiseni!